Tere! Nii. Nagu ikka, ohoh, näe. Mul on ülihea lihtne ülesanne siin peale lõunasööki teie tähelepanu kuidagi siis fookuses hoida, aga jah, tänud siis Excellendile ja Housingule ja et mul õnnestub siin rääkida siis Krulli kvartalist ja siis natukene sellist ülevaadet anda, mida me reaalselt nagu teeme, sest Krullist kui sellisest on juba üksjagu juttu olnud, et aga mis see siis päriselt on, sellepärast et hetkel veel seal väga palju asju ei ole. Vähemalt valmishooneid mitte. Ma annan lühidalt ülevaate sellise, et hoomaks natukene, mis mahtudest me räägime, kus on Krulli kvartal, ütleme siis ka, mis sinna tuleb ja mis ajaperspektiivis Krulli kvartal, me saaks öelda, et on valmis. Noblessner, Proto, Noble saal on siit tegelikkuses nagu näha, aga Krulli kvartal on ikkagi nagu see ala siin. Meie hea naaber on ka seal siis praegute Vais, kes siis on enda 2000 pluss töötajaga sinna kolinud. Pindala on üle 10 hektari, mis on päris suur. 10 aasta jooksul, millal me seda kvartalit arendame, tuleb sinna üle 600 korteri, üle 3000 töökoha büroodes. Lisaks kõigele siis väga palju erinevat sellist teenindus- ja kaubanduspinda. Kõige olulisem märksõna siit kogu sellelt slaidilt on ikkagi see 50-50 segakasutus. Seda ütleb meile nii meie detailplaneering, kui see on see, mida me tegelikult oleme taotlenud. Me ei taha olla ainult, ütleme siis ärilinnak või ainult elulinnak. Me räägime 50-50 segakasutusest, see tähendab, et heas mõttes on 24/7 kvartalis elu. Ja me kogu, ütleme seda 50-50 põhimõtet silmast pidades oleme ka seda kontseptsiooni seal üles ehitamas, pindasid, hooneid planeerimas, teenuseid, kõike muud. Üle 20 hoone hakkab seal olema ja parkimine on siis perimeetris või siis maa all. Vanadel majadel me maa alla parklat ei tee, me teeme parkimise uutel majadel maa alla. Siin on selline visualiseering. Need majad kõik, millel on see valge silt küljes, siis see on see, mida me teeme esimesel etapil. Esimene etapp on oluliselt mahukam. Meil on vaja kriitiline nimetatud mass kätte saada, et kvartal hakkaks elama. Korterid natukene vähem, esimeses etapis kuskil 65 korterit ja rohkem äripinda. Me räägime ikkagi sellisest 20-25 000 ruutmeetrist kokku, et ma järgnevatel slaididel natukene annan ülevaate hoonete põhisest, kuhu mida tuleb ja siis lõpuks võtan kokku sellise, püüan vähemalt sellise mõistliku summariga selle kokku võtta, et mida me siis, meil need heas mõttes need põhiteesid ka kontoris justkui nagu seina peal on, et millest me lähtume. Aga lõppude lõpuks, kuidas me hetkel oleme nagu toimetanud, on see, et me ei taha tekitada sellist kaubanduskeskuse efekti, et kus ühel hetkel on hoone valmis, lõigatakse linti ja me arvame, et kõik hakkavad järsku tulema. Ei. Kes läheb veel, võtab Google Mapsist mõne sellise paari aasta taguse pildi, tahab vaadata täpselt, kus Krulli kvartal on, seal näeb valvuri putkat ja aedu. Ehk siis see oli kinnine ala, see oli veel selline raske tööstuse piirkond, Tallinna masinatööstus oli seal, on kunagi, mida paljud nimedena teavad, tal on olnud ühel hetkel selline, sõja ajal oli nimi veel Punane Krull ja muud sellist, et aga mida seal on tehtud kaevuluuke, linnas ühel hetkel hästi paljud kaevuluugid olid Krullitehasest tulnud, kui ka siis näiteks mõned üksikud liftid veel tänapäeva vanades kortermajades on alles, et üks on näiteks Hariduse tänaval ja et on korda tehtud ja sellist erinevat tootmist on selle aja jooksul nagu tehtud, et aga mida meie oleme hetkel teinud, me oleme neid aedu ja piirdeid, eelkõige siis füüsilisi piirdeid eemaldanud. Me harjutame inimesi sinna käima, me testime, katsetame, me oleme sinna võtnud sisse selliseid erinevat tüüpi üürnikke, nad kindlasti kõik ei ole nüüd selliselt, et kes ütleme, kus ma ütlen,
on kõige maksujõulisemad, aga me tahame aru saada, kas sarnane funktsioon toimib või mitte. Et me oleme ühe maja teinud korda. Minu esimene kogemus Krulli kvartaliga oli niimoodi, et kus ma käisin kunagi ühel laste sünnipäeval ühes mängutoas ja siis ta oli veel eelmiste omanike oma, aga nüüd on ühel hetkel sellest mängutoast saanud Kota klubi, kus siis tehakse hästi kihvte selliseid erinevaid sündmusüritusi kui ka lastele, näiteks trummikoolitusi ja muud sellist. Meil on eriilmelisi loovinimesi, meil on Marta Vaarik, meil on Villem Trillem oma stuudiote asjadega seal. Eile just uudistest käis ka see natukene aega tagasi läbi ja eile sai oma pinna kätte siis Genka, kes hakkab oma Lege raadiot tegema, eks ju. Ja heas mõttes ka selliseid niši-räpi kontserte. Me tahame testida, et kas sellised asjad toimivad või mitte, ka pikas vaates. Sest kinnisvaras selliste, võib-olla kasutan natukene karmi sõna, aga eksimuste tegemine on hästi kallis. Et seal need muutused tihtipeale ei toimu ühe päevaga, sellepärast et see ümberehitamine, kõik see võtab ikkagi aega. Eriti kui sinna on veel teised osapooled seotud, kõik mis puudutab planeeringuid, menetlemist ja kõike seda. Meil on ruuminimeline coworking, üksjagu selliseid kihvte alustajaid ettevõtted on seal, tennishall, rulapark, kes isegi nüüd on liikunud meil kvartali sees, teater ja võib-olla siis kõige tuntum nimi on selline Nöpp ja tema distilleri, eks ju. Et süngi distillerit tehakse Krulli kvartalis. Ehk siis meie mõte on aru saada, kas nendel asjadel on jumet või mitte ja kui ei, et siis mida seal muutma peaks, et oleks. Kui me räägime 24/7 kvartalist või elust, siis me ei räägi ainult sellest, et kus töötab või elab, aga kuidas sa vaba aega veedad, kuidas sa sisustad seda, kus sul on seal trennid, kus on, ma ei tea, lasteaiad, lastehoiud ja muud sellist. Et hästi palju on räägitud ka kogu see liikuvus ja ummikud ja muud sellist ja ühel hetkel, kui Wise sinna kolis, siis arvati, et hakkab olema Põhja-Tallinnas katastroof, et ainult ummikud. Aga elu on näidanud midagi täiesti teistsugust, et kui sul normaalsed ühistranspordiühendused, tulge vaadake hommikul trammi pealt, nagu tehas avatakse, et tuleb sealt 50 kaupa tuleb niimoodi neid Wise inimesi tööle, et täpselt nagu kellaaja peale. Naljakas lugu on see ka, et alguses vist Wise inimestega rääkides, et siis Tallinnas läks paar trammi katki, et liiga suur koormus oli, et ei arvestatud, et nii palju inimesi tuleb peale, et ikkagi inimesed kasutavad ühistransporti, kui sul on normaalne ühendus. Et selle pealt me tahame ka nagu aru saada, et mis seal kvartalis toimib ja mis mitte. Ja kuidas me nagu eristume? Kui me räägime hoone jalajälgedest ja meil on siin all need kõik muud olulised lühendid, ESG, LED ja LCA ja CO2 ja kõike muud sellist, aga me tegelikkuses tahame teha asju natukene teistmoodi, et me eristume sellega, et me püüame võimalikult palju kasutada ära olemasolevaid materjale, mis meil on. Me oleme loonud tervikkontseptsiooni nendest materjalidest, mis meil on, kus me saaks neid kasutada. Me kasutame vanu ferme, teeme need korda. Siin on pilt, hiljem näitan ühte sellist hoone renderdust ka. Betoonelemendid olid siseruumides kasutuses, nüüd on siin nad erineva pinnatöötlusega tehtud. Meie plaan on seda kasutada ühe konkreetse hoone, korterhotelli fassaadina. Aga kuidas seda on võimalik teha, et see kestaks 30 aastat, 20 aastat? Mis on selle hind? Ehk siis siin on TalTechi inimestega koos sai testitud ja me lõpuks oleme leidnud lahenduse, kuidas siseruumides olnud betoonelement viia välja fassaadi, see toimiks, see ei laguneks, sealt ei kukuks tükke ja muud sellist. Jah, sellel on mingi hooldushind, sellel on või selline lisahooldushind, aga me näeme, et sellel on pikas vaates on selle asjal nagu jumet. Seepärast, et lõppude lõpuks need materjalid on olemas. Need on meil ladustatud füüsiliselt kvartalis juba mitmes laohoones, et me saame neid kasutada. Me teeme koostööd Zero-Buildi nimelise platvormiga, kus siis me oleme kõik need asjad kaardistatud, mida me saame kasutada, mida mitte. Me anname sealt siis lähteülesanneteks arhitektidele tulevikus, et näe, siin on need asjad ja leidke nendele ka nagu kasutusotstarbed, sellepärast, et me ei taha nui neljaks kõiki asju nagu uusi toota. Ja meie selle hoone kompleksidest 5 hoonet on muinsuskaitse all olevad mälestised, ehk siis kes teab, siis on paras challenge nendele nagu uut elu anda. Alates sellest, et millised need aknad on ja kui lihtne on seal siis sisekliimat tagada ja kõik see, et see on meie igapäevane selline väljakutse
aga me näeme, et kui me suudame need asjad nagu ära teha, siis see on ka see, mis loob nagu väärtust ja lõppude lõpuks see annab sellele piirkonnale ka selle hinge, me saame seda lugu jutustada ja see on siis nagu see, nagu ma arvan, mis on osa meie nagu siis Krulli-tiimi DNA-st. Kasvuhoone on meil selline sõnade mäng, me ei tee täiesti klaasis sellist klassikalist kasvuhoonet, aga siin on oluline on sõnade mäng, et sellest saab meie kvartali süda, meie kvartali peahoone, 15 000 ruutu ja see saab olema siis selline koht, kus me tahame palju väikseid ettevõtteid. Me ei taha ühte suurt ankrut. Me lähme seda ehitama spekulatiivselt, meil ei ole, Krulli ja Skaala ja me ise kolime sinna, aga lõppude lõpuks, et me tahame, et seal oleks palju väikseid ettevõtted. Need, kes siis saaks kasvada, need, kellel siis ühel hetkel tekiks sealt tiivad, leiaks siis mõne muu pinna kvartalis ja muud sellist, aga meil on käed löödud, et tuleb rahvusvaheline kiirendi, kes siis keskendub mõjuettevõtetele. Eesmärk on, et seal oleks kümneid, kui mitte 100 väiksed ettevõtted, mõnus sumin, kus siis ühel hetkel ka arvestades meie nagu omaniku tausta, võib-olla keskendutakse natukene rohkem sellisele tehnoloogiale ja sellisele ühiskonna ja keskkonna mõjule, nagu ingliskeelne on mõnus kihvt sõna on impact. Jah, meil tuleb siin loovstuudiot, food court ja maker lab, koht, kus siis, ma ei tea, 6. klassi õpilane saab pärast 3D printeriga midagi meisterdada. Et me peame neid ka ju kuidagi utsitama, neid järgmisi põlvkondi. Ja siin on üks pilt selline, et milline see hakkab olema. Et samamoodi, see on mälestis, väga keeruline seda nagu selliselt ellu viia, aga siin, mis on kihvt protsess, meid aitavad siin Taani arhitektid, vaieldamatud tipparhitektid, Kobe arhitektuuribüroo, kes on Kopenhaagenis väga esinduslikke piirkondi nagu kujundanud. Sündmuskeskus, samamoodi mälestishoone, koht, kuhu me tahame ühel hetkel, et kontserdile mahuks 1000 inimest. Meile sellise mõnusa nügimisena Excelinile võiks öelda, et 2 aasta pärast võiks see sündmus seal toimuda. Challenge on nüüd see, et kui üks sellise nagu vana hoone alla miinuskorrus ehitada, kogu siis sellise nagu back of house ruumidega, me räägime garderoobid, tualetid, backstage'id ja kõik see, ehk siis see on täpselt samamoodi, et kus siis me peame harjutama inimesi ka käima, ka need, kellel võib-olla, kes ei ela seal ja kes ei tööta, aga kes tulevad kontserdile ja üks hetk näevad, et milline see piirkond tegelikkuses on. Äri ja selline korterhoone, selle projekti nimetus on 2 hoovi, tegelikult tal on tekkinud sellist 3 sisehoovi, kus siis on meil esimesel korrusel on 5-meetriste lagedega äripinnad, teisel 3. korrusel on korterid, et see saab olema ka selline päris kihvt projekt, sellepärast et samamoodi olemasolevate vanade müüride vahele. Hetkel meil on ainult müürid, kõik muu, mis me teeme, loome seal sellise uue sisu. Ja täpselt kõik need sisehoovid hakkavad olema nagu avatud. Selline tore väljend on nagu hidden gem, et selline, kes kuskil on käinud, siis aeg-ajalt on sellised kihvtid taskupargid, kus on nagu mõnus keskenduda või aega veeta või kellegiga, ma ei tea, kõnnikoosolek teha või midagi sellist, et siis saab seda siin teha ja saab rahulikult ka lastega siia kiikuma tulla, et need sellised väiksed pargid kõik me teeme, ütleme siis, kõigile lahti. Et me ei tekita sellist, ma loodame kellegi liiga ei tee, aga sellist loomaaia efekti, et klaasi tagant saab vaadata. Ja siin on see korterhotell, mille fassaadi elemente, eks ju, me nüüd taaskasutatud betoonist teeme, et 60 korteriga selline korterhotell ja selgelt me näeme, et näiteks sellisel asjal on ka Põhja-Tallinnas laiemalt on nõudlust. Ja esimesed kodud on nüüd niimoodi, et kus siis 3 majas on 23 korterit ja kuigi meil veel nagu selline ehitusluba peaks kohe-kohe tulema, nagu ikka, need asjad võtavad planeeritust natukene kauem aega, siis meil tuleb kõigest 23 korterit, millele 75% on keegi juba näpu peale pannud, et ma nagu tahaks selles suhtes, et aga me ei ole veel avalikku müüki teinud, vaatame ühel hetkel, et kuhu siis me sellega nagu jõuame, kui on vaja ka siis kirjalikku mitment anda. Aga samamoodi, me loome ka siia sellise
ühise hobi või ürituste ruumi, nagu, mis siis on kõikidele maja elanikele kasutada ja me tahame, et nagu nad käiks koos, sest see on osa lõppude lõpuks ka, ma arvan, Krulli sellisest mõnusast DNA-st, et kus ei ole seda tõde ja õiguse, seda Pearu ja Andrese case'i, et vaid pigem võiks nagu sõbralikult hästi nagu läbi saada ja et ma arvan, et selline edu võti on ikkagi meeskonnatöös ja koos tegemises, vahet ei ole, mis vormis see on. Ja no, see on selline kokkuvõte, et kuidas me toimetame. See 50-50 tasakaal, äärmiselt oluline. Jah, alguses on äripindade osakaal suurem, sellepärast, et meil on ka nagu teenuse tarbijaid vaja. Me ei tohi ära unustada häid naabreid ühel pool või teisel pool, eks ju, et kes samamoodi vajavad teenuseid, kelle elanikud vajavad teenuseid, on see siis Volta, on see siis üleüldine, et see vana kalamaja või. Meil on kogu ala tervikvaade ja visioon. Meil on teada, kust tulevad äripinnad, kust bürood, teenindus ja muud sellist. See, et kas see on nüüd, ma ei tea, Pilates või on see joogasaal, seda saame aja jooksul paika panna, aga meil on tegelikkuses paika pandud selline kontseptsioon, et see puhtalt inimeste käiguteed, ütleme siis kliendi kogemus oleks paigas ja et see kuidagi kannataks, et sellist ebaloogilisust oleks vähe. Esimene korrus peab elama, seda ka kortermajades, neid pindasid me ei müü, me opereerime neid ise, kontseptsioon on oluline, võimalik, et mingitel hetkedel me peame vaatama pikemat vaadet, et võib-olla esimesel 2 aastal finantsiliselt ei ole see pind nagu selliselt, et ütleme, me peame võib-olla seda üürnikut natukene nagu toetama, aga kui me näeme, et ta loob kogukonnale väärtust, siis ta peab seal edasi olema. Ja see on hästi oluline, et me seda nagu protsessi juhime ise, et me ei anna seda tuimalt kellegile nagu ära, et me saame olla ka siis nõudlikud. Me ei pea jalgratast leiutama, selles suhtes, et me paneme parimat praktikat kokku, mis on tehtud Eestis, mis on tehtud välismaal, me käime aeg-ajalt ringi, vaatame, et kus mida on tehtud, kindlasti ka Taani arhitektid annavad meile head sisendit, et aga lõppude lõpuks me läheme samm-sammult etapi kaupa ja noh, mingitel hetkedel on see, et lihtsalt lahendused toimivad, et mõtlesin, nagu, kus siin nagu head näidet tuua, et siis arhitektid on, ütleme, mõelnud, et maastikuarhitekt näiteks, et okei, et need rattateed, millised need olema peaks olema kuidagi eraldi märgistatud, et aga tegelikkuses, olgem ausad, ma arvan, et see viisakas punane asfalt toimib päris hästi ka hoolduse ja kõikide muude asjade mõistes versus keegi, et on pannud klinkerkivi, mis on talvel ülilibe, eks ju, et mida ei ole võimalik hooldada. Et tegelikkuses see ei ole nüüd mingi, ärme nimeta seda innovatsiooniks, vaid see on läbimõeldud praktiline lihtne lahendus ja me peame nagu need ilusti ka nagu kokku põimima. Inglise keeles on väljend skin in the game, ehk siis me võtame ise väga suure rolli ja vastutuse. Me hakkame ise sündmuskeskust opereerima, me hakkame ise coworkingut ja kiirendit tegema. Meil tuleb sinna üks näituste ruum. Et lõppude lõpuks, et kui see asi mingil põhjusel kohe ei lähe nii, nagu te peaks, siis me saame ainult ise peeglisse vaadata. Ja eks sellise kvartali käivitamisel see annab ka potentsiaalsetele nagu tulevastele üürnikele kindlust, et me ei ole lihtsalt sellised, et kes sõlmime üürilepingu ja 3 või 5 aasta pärast räägime jälle, et ei, et me oleme igapäevaselt seal. Me kasvatame sinna suunas tiimi, me oleme kohal ja me tahame, et lõppude lõpuks kõik see piirkond nagu ikkagi elaks ja üürnikud saavad siis ka meie otsa vaadata. See kestlike lahenduste ja muude asjade puhul on ka see, et kui see ei ole katki, siis me ei pea seda parandama. Võimalik, et me saame seda kuskil mujal kasutada. Me ei pea tegema sellist asjatut ressursi kulutamist. Äripindadest rääkisime ja mitmekesisus ka elanike vaatest, et me ei ole sellest väga palju nagu laialt rääkinud veel, aga meil on kindlasti mõtted, kuhu me suunas me liigume. Et me räägime sellist nagu linnakorteri kontseptsioonist, et meil on väike protsent oma korterite portfellist, mida me mõtleme üürile anda mingil kujul neile, kes võib-olla muidu ei suudaks Krullisse korterit osta. On need õpetajad, päästjad, politseinikud või muud sellist. Aga nemad rikastavad ka seda keskkonda. Kas me teeme seda linnaga koos või mitte? Vaatame, et aga ma arvan, meie eraettevõttena ei ole kompetentsed valima välja, kes olla võiks, et aga ideaalis me tahaks seda teha näiteks linnaga koos. Et see välistab selle, et kõik oleks väga sarnast tüüpi inimesed seal Krullis.
senior co-living, mida Eestis pole tehtud kuskil veel, on tehtud hooldekodusid, vanadekodusid ja muud sellist, aga ühel hetkel, et kus korras tervisega 70-aastased omavad üürivad pinda ja neil on mingid community tegevused, seda ei ole tegelikkuses tehtud. Ja need on need asjad, kus me tahaks olla nagu heas mõttes ka nagu teerajajad. Et seal ei pea olema kõik 30–40-aastased vaisi töötajad, ei. Et see on see meie mõte, kuidas me ka seda kogukonda ehitame. Me peame neid hoidma, kaasama, kasvatama igas suunas. See ei saa olla ühesugune. Kui me midagi lubame, me oleme praegu päris palju lubanud, et Krullist saab äge keskkond. Ehk siis see on ka see nagu tore kokkuvõte, et meie asi on nüüd see siin 2 aasta jooksul ära teha, see esimene etapp ellu viia. Et see on, ma arvan, minu poolt ka hetkel kõik, et ma saan aru, et ma loodan, et on üksjagu küsimusi ka. Aitäh! Aitäh sulle! Kas sa läheksid sinna poole? Jaa. Aitäh sulle selle sisuka ettekande eest. Siin oli kindlasti siin reklaami, mis oli väga tore. Ja kindlasti oli siin ka väga palju aha-efekte nii mulle endale kui ka kuulajatele. Mul on sulle mõned küsimused, nagu kombeks siin on. Et küsiksin sinu käest sellist asja, et kes on selles tiimis, kes panevad üldse selle kõik kokku? Et kus see nagu alguse saab? Krulli tiim on hetkel pigem väike. Meil on 7 inimest. Ja meil on, ma arvan, väga selgelt jagatud ära valdkonnad ja meil on kuidagi hästi selline mõnus flat tiim ja igal 7 on oma valdkond sisuliselt, mida ta nagu juhib ja eks me läbi koostööpartnerite hetkel teeme ja kui ühel hetkel me näeme, et on vajadus, siis kasvatame ka nagu tiimi. Aga uisapäisa me nagu tiimi kasvatama ei torma. Mingites kohtades on see muna-kana situatsioon, kas enne inimesed ja siis töömaht või töömaht ja siis inimesed, aga eks me selline katse-eksitusmeetodil lähme ja ma julgen arvata, et tiimil on päris palju kogemust nagu selles osas. Et see ei ole ainult Eesti-sisene tiim, vaid te nagu kaasate ka välismaalt? Jaa, teatud hetkedel meil on Taani arhitektid, siis meil on ka üks, mis ei ole Krulli kvartaliga seotud, aga küll meie ettevõttega, et ühte teist projekti nõustavad ühed UK konsultandid, et me kaasame ka välist kompetentsi, et just proovida kuidagi asju natukene teistmoodi teha, kui siin Eestis on tehtud. See on väga mõistlik nii-öelda mitmekülgne, et teha head asja, siis tulebki kaasata oma ala eksperdid. On ju. Kui me räägime inimeste kogemusest ja kliendi kogemusest, siis kui palju tegelikult on asju, mis inimesed vajavad ja kui palju selgub siis need vajadused protsessi käigus. Ehk te mõtlete asjad välja, on ju, aga siis nagu, et hiljem selgub päris õiges ikkagi ei olnud. Kindlasti need hetki ja neid kohti tuleb. Eks meie roll on praegu mõelda välja võimalikult nagu paindlik lahendus, et me saame hiljem ühte või teist asja nagu lisada. Ma ei tea, kui hoonete ehituse puhul räägime korteriplaneeringuid ilmselt väga palju 10 aasta jooksul ei muudeta, aga võib-olla klassikalise büroo planeeringut 2-3 korda muudetakse, eks ju, et kuidas seda teha võimalikult kestlikult ja ka odavalt, et sa ei pea siis kõiki süsteemi ümber ehitama, et sul mingi paindlikkus on sisse kirjutatud. Et lõppude lõpuks, eks me näeme, et ma arvan, kuidas inimesed käituvad teatud kohtades, seda näitab aeg. Toome klassikaliselt, et ikkagi, ma ei tea, maastikuarhitektid joonistavad maha täisnurksed pöörded, inimesed ikkagi lähevad risti üle, et tegelikkuses siis nad kasutavad seda niimoodi, et siis me peame olema suutelised sealt selle lõikekaga nagu tegema. Kas sul on tuua täna juba mulle mingi näide, mis on juba alguses faasist, mõtlesid, et see on nii äge lahendus ja see on tänaseks juba selgunud, see ei tööta? Kasvuhoone 5. korrusele pidi tulema restoran, aga me arvame, et restorani 5. korrusele ta ei ole äriliselt selles suhtes nii hästi nagu toimiv, eks ju, et siin pigem me püüame selle tänava tasapinna tööle panna. Krullis kohtuvad vana ja uus. Kuidas seal nüüd otsuseid on teha, et mis nagu jääb, et kas teile öeldakse ette, mis peab jääma või te ise otsustate, mis jääb ja kes siis seda otsust teeb, et mis jääb ja mis ei jää? Ei öelda ette. Eks see on meie tiimi selline nagu välja mõelda, mis hinge me tahame mingites kohtades nagu rohkem näidata ja lõppude lõpuks eks me väga mõtleme, et milline see hoone on. Kindlasti ei jää selline lohakas vana silikat hoone mõni, mis seal on, eks ju, et selle me võtame maha, aga see, mida on võimalik natukenegi nagu väärindada, paegivijooned ja muud sellist, siis selle me jätame. Kui inimene tuleb tulevikus Krulli,
kuidas ta saab aru, et vot see on nüüd krull, et see ei ole telliskivi, see ei ole Ülemistel? Hea küsimus. Tahaks hästi sellise lihtsalt nagu vastata, et mitte, et kuskil mujal oleks midagi muud, aga kindlasti peab seal hea tunne tekkima. Ja saab aru, et see on nagu terviklikult läbimõeldud, et see on ja kuidagi selline mõnus sumin. Mina kujutan seda ette niimoodi täpselt, et okei, on meil talv ja vihm ja sügis ja kõike muud, aga sellisel suvisel ajal käib seal mõnus sumin ja tänav elab ja on kontsert, et on elanik, lapsed kuskil mängivad, sõidavad ja muud sellist, et hea turvaline tunne. Millal sa oskad mulle öelda, et vot nüüd see õnnestus? Et see päriselt õnnestus, see projekt? See ei ole esimesel hetkel, kui see kõik valmis saab, kui need lindid on avatud. See ei ole see, on ju? No esimene etapp saab 2 aasta pärast valmis, aga ma arvan, et kogu kvartal me arendame seda 10 aasta perspektiivis. Ehk siis räägime, ma ei tea, suursärku 2035, et on see, et kuidas ta on meil õnnestunud nagu, ütleme siis, ellu viia. Et sinu palk, sinu tänasele tööle tuleb alles nii hilja, on ju? Et see rahulolu iseendaga on ju? Et see on tihti oluline. Aga ma julgustan kõiki, et tegelikkuses me peame leidma rahulolu ja töövõite ja kõiki asju ka väikestest asjadest nagu seda protsessi nautima. Et ka maratoni peab nautima, igat kilomeetrit peab nautima, mitte ainult siis, kui sa oled 42 kilomeetrit ära jooksnud. Tean, millest sa räägid, olen selle läbi teinud. Et see on tõesti, et see tuleb nautida, et muidu ei kanna see vilja ja sa ei lõhud ära ennast lihtsalt oma asjadega. Aga aitäh sulle, Julius. Ma usun, et kui kellelgi jäi siin midagi veel kripeldama, siis ma luban, et ta ei lähe siit ära. Sa saad küsida tema käest infot, kus, kuidas, mis, kui palju ja nii edasi. Kasuta seda, nii otsida üles, ta on väga avatud inimene. Aitäh sulle, Julius. Aitäh!